Nii ta on, jah. Teinekord ajasin ühe vabariigi kõrgema kohta. Soovin, et teie tervis oleks ikka hea ja eelmine aasta, kui meid oli siin tunduvalt vähem, siis mul on ääretult hea meel vaadata, et teid on täna nii hulganisti ja ma ainult oskan arvata ja loota, et see aasta ehk oli teile kõigile parem kui eelnev ja et edaspidised aastad oleksid järjest paremad. Nii et kaunist jõuluootust teile ja tänaseks päevaks head ja sisukat pidu. Ja kuidas siis öelda, et tähistada pensionäride või ei saa öelda kuldsesse keskikka jõudnud, tähendab daamide ja härrade sellist koosviibimist, sest igaüks tunneb ennast tõesti täpselt nii vanana, kui ta just hingelt on, sest aastad, ma arvan, et need ei pane paika mitte ühegi inimese vanust. Kui kõigil teil jätkuks tervist, elurõõmu, ma arvan, et siis me saame veel igal aastal ikka üks kord vähemalt siin kokku üle valla. Selliseid üksikuid entusiaste on juba väga ilusti välja tekkinud ja niisama Paadremal hakkavad koos käima pensionärid, Saulepis juba käivad terve aasta, Varblas on pensionäride klubi loomisel ja ma arvan, et nagu selline madal seis hakkab üle saama. Tulete kindlasti kodust välja, saate teistega mõtteid vahetada ja ma arvan, et siis kaob see tusatujugi, mis selle raske aja juures on tekkinud. Ja ma arvan, et te olete üle elanud palju raskemaid aegu, kui praegult on ja sellepärast kindlasti ei ole see aeg teile, ma arvan, mitte sugugi nii raske ja troostitu, et ei saaks sellest asjast nüüd üle. Ma soovin teile kõigile meeldivat päeva, meeldivaid elamusi, kokkusaamisi. Ära kustu ära katsumuste sees, väike küünal vara näita valgustes. Ära kustu ära katsumuste sees, ära kustu ära katsumuste sees. Kuigi rännok viikski läbi mure
ja siia Varbla kultuurimaja saali kogunevad Varbla valla pensionärid, et ühiselt võtta üks väikene lõunasöök ja meenutada möödunud aegu. Ja minu ees on praegu siis Ants Veldman, tema hakkab rääkima. Minu esimesed kokkupuuted Varblaga oli 1962. aastal kevadel maikuuses, kui Saulepis oli jõudkoloos ja mind toodi selle jõudkoloosi esimeheks. Ja töötasin sellel kohal kuni 68. aasta juunikuuni. Siis viidi mind siit ära partei rajoonikomitee otsusega teise kohta tööle. Ja tulin uuesti tagasi Külvaja koloosi esimeheks 1989. aastal. Ja seal töötasin kuni pensionärile minekut möödunud aastast. Olen valla volikogu liige ja iseseisvusaja esimese volikogu esimees, koosseisu esimees. Ja nii et tihedalt olen kokku puutunud valla eluga ja mul on selge pilt, mis Varbla valla elu edasi viib, mida on vaja teha ja nii et tihedad sidemed. Ja täna praegu Paadremaa pensionärid minu eest vedamisel tulevad lähiajal kokku Paadremaa rahvamajasse. Hakkame ise tegevust tegema ja teeme sellise pensionäride klubi, et inimestel oleks see raske talv, mida ennustatakse, et külm ja talv, et seda oleks hea mööda saata. Nii et plaanid on suured ja tegemisi on palju. Omalt poolt ma lisan nii palju veel juurde, et Ants on tuntud valla piirides ka, kui on tarvis siis võib-olla pulmalauas kõnet pidada või keegi on tarvis siis päris kalmistule ära saata, siis ikka päris tihti on pööratud Antsu poole, et siis Ants ütleks need kas hüvasti jätusõnad või peaks kohe terve lahkumise tseremoonia kõne. Mida siis arvad veel sellest kolhooside kiirkorrast lõpetamisest? No minu arvates ei olnud see õige tegu niimoodi lõpetada sedasi kiirkorras, sest palju asju veeti ka laiali nii, et nad ei leidnud õiget peremist ja palju asju ka, mis seaduslikult laiali läks, ei leidnud ka õiget peremist. See on praegu näha, et suured masinad olid teatud mehed, kes ei jõudnud neid hooldada ja jäävad praegu kasutamata ja seisavad. Terve piirkonna rahvale ei ole nendest midagi kasu. Aga kiirkorras oleks pidanud minema reform natukene teist teed, ühistegevuse poole oleks pidanud see asi minema. Need koloosid oleks saanud vastava reformiga, et ühistegevusse oleks need varad läinud ühistegevuse kätte, aga see maeti täiesti maha ja see suund, mis praegu tehti ära, see on lagastanud terve selle asja ära. Mul on kahju sellest tohutust rahast ja sellest tööst, mis tehti maaparandusel ära ja nüüd on see sinna samasse paika jäänudki. Nii, lõpetuseks, kuidas on sinu lootused, nägemused nii Varbla kandi tuleviku suhtes ja terve Eesti tuleviku suhtes? No lootused peavad optimistlikud olema. Ma arvan, et mingisugune väljapääs ikka leiame. On veel olemas inimesi, kes mõtlevad ja helgemad päid, olgugi, et neid on maalt palju ära läinud, aga veel arusaajad inimesi on siin ja uus põlvkond kasvab veel peale. Ma usun, et ükskord on ka siin asi korras nii maal kui tervel Eestimaal kui ka Varbla vallas. Olgugi, et meie oleme ääremaa 2 maakonna piiri peal.
sündinud 1932. Sünnikoht on Varvla vald, Matsi küla, Pärnselja talu ja praegu elab ka Sammas. Räägi nüüd võib-olla sellest sõjajärgsest ajast, kui Vene võim tahtis Pärnselja talust jagu saada. Aga see päris täpselt jälle ei õnnestunud, sest oled jälle nüüd Pärnseljal tagasi. Nüüd jah, viimased pensioniaastad, juba 7-8 aastat elan siin ja puhkan seda eluväsimust. Ja tegelen veel väikselt põllumajandusega, kui palju seda järgi on jäänud, mõned loomad ja ei tea, mis edasi tuleb siis. Nii, ütle nüüd paari sõnaga seda, et kuidas sul isa kinni pandi, vanaema kinni pandi ja nii edasi ja teid pärast järele saadeti. Asi algas juba 41. aastast, kus tuldi isale järgi, kui ei õnnestunud isat kätte saada. Korrati juba uuesti 45. aastal, kus jälle isal õnnestus ära eest varjuda. Aga juba siis 48. aastal arreteeriti isa suvel. Sügisel vanaema tehti kulakuks, maksutu pärast arreteeriti, 70-aastane pandi 1,5 aastaks vangi. Isale anti 25+5 ja sealt läks 49 aasta edasi, mis mind emaga hüüditati. Minul muidugi esimesed päevad õnnestus ka varjuda, aga tuli teiste inimeste pärast järgi minna ja siis viidi ikka ära ja olingi seal Siberis. Kuid sügisel samal 49. aastal tegin ka sealt ära kodumaale uuesti alguse. Sain õnnelikult Eestisse ilma passita, rongiga sõitsin igasuguses eksootilistes kupeede vagunis. Kindral see, mis ta oli see, Budjonni ja sain Eestisse, varjasin ennast ja olin siin kuni 50. aasta 23. aprillini, kus siis arreteeriti mind läbiotsimisega. 6 kohta tehti haarang 3 julgeoleku masinade ja meestega, saadi kätte ja siis mõisteti mulle 20 aastat sunnitööd. Sellest aasta aega olin Patarei vanglas, ülejäänud olin siis, nagu öelda, PAMi esimese lõigu peal raudteed ehitamas. Talvel oli 40 kraadi iga päev külma. Tuli kraavi kaevata iga päev raudteel. Olgugi, et maa oli külman, see oli meie töö. Ainult füüsiline raske töö, kirka, labidas, kang, need olid meie töövahendid. Aga tänu saatusele 5 aasta äraolemisega pääsesin sealt, kuid asumisele jäi ikka edasi. Olin siis kuni 56. aasta sügiseni asumisel, siis sain sealt lahti ja nii ma siia Eestisse olen nüüd tulnud. Täis eluga. Sai ema sai siia, veel vanaema, kes oli vangis olnud, sellega sain siia ja siia tagasi sain, siis algasin oma uut elu. Rublat ei olnud ka enam rahakotis, mille andsin ära taksusõidule. Ja oled hakkama selle eluga nagu saanud ja minu poolt veel vahemärkuseks nii, et see 1950. aasta aprilli pühapäeva hommikupoolik, kui sind sealt Raespast üles leiti ja ära toodi. Me olime poisse terve rida seal Saulepis, seal Koolimäe mäe peal, kui sa tulid, sina olid kõige ees, hirmus suur seljakott oli sul selgas. Ja siis Lihulast see julgeolekupäälik, mul ei tule järsku nimi meeles, tema oli siis paljapüstoliga seal ja neid teisi mehi oli ka veel ja siis viidi Saulepisse sinna küla nõukogu ruumidesse. Nii, vahepeal sa olid Pärnus tööl, nüüd oled siin Pärnselel tagasi ja kuidas siis lõpetuseks nüüd siis ennast tunned, sest nagu me teame, sul on ju ka veel 2 puusaliigest ka ringi vahetatud, valed asjad asemele pandud, kuidas see on ja kas täna tantsu võid teha ka?
No nüüd võib ikka tantsida, nüüd on raudjalad all, nüüd ei ole enam midagi muret. Tunnen hästi ennast praegu tervise juures, tänu arstidele ja muidugi vahepeal käisin karkudega aastat poolteist. Ei olnud enam tervist, ei saanud liikuda. Ja kui ei ole liikumist, siis ei ole midagi. Tantsu võib küll ka lüüa. Tiliseb poisakell, kiirgab mets ja hiilgab maa, mööduvad saanid reed, pikki teed, talvisteed, üle sooja karjamaa, üle heinamaa. Tiliseb poisakell, lumihell, tiliseb poisakell, kiirgab mets ja hiilgab maa, helgivad tuuledel, jõrudel, küladel, rõõmsad pühad igal pool, üle kogu maa. Tiliseb poisakell, lumihell, tiliseb poisakell, kiirgab mets ja hiilgab maa. Anni Brandt ehk Surina Anni, kes on sündinud 1912 siin Varbla maadel. Mina tunnen Annit sellest aastatest 1947-1948, kui olid Varbla kalurite ühistu koosolekud. Seal olid siis väga aktiivsed naised, 2 tükki, Anni Brandt ja Kokka Liisi, kellel oli väga palju küsimusi ja väga toredat vastuütlemisi. Mida sina siis oma lapsepõlve kodust ja Varbla kandist arvad? Esimesed meenutused? Missugused need noorusest või praegusest? No meil oli ikka ilus see Varbla kant ja ilusad külad olid ja ma mäletan seda, kui ma olin noor ja viisin Varbla meie reisse piima hommustega hommikul. Ja nüüd see Elmküla, kus enam ei ole mitte midagi maha jäänud, kui ilusad majad ja talud olid seal. Ja tee äär oli, iga talukohast oli puhtaks pühitud pühapäeva hommiku ja iga üks oli isemoodi, üks oli luuaga pikuti tee äärt mööda ja teine põigeti ja kolmas vinga-vänga ja väga ilus oli, aga nüüd on seal ainult prahk järel. Ja mis siis muud? Käisin Varbla koolis meie tuntud kirjaniku Karl Ristikiviga. Käisin ühes klassis ja ta oli väga kena poiss, aga vanemas põlmes ma enam paar korda juhtusin teda nägema. Tema elusaatus läks ju välismaale ja sinna ta jäigi. Nüüd veel mõni sõna sellest ennem sõjaaegsest seltsitegevusest, ühiskondlikust tegevusest, mis siin tehti Varblas ja Illustes ja... Varblas oli ju põllumeeste seltsimaja ja kui mina olin 8-aastane, siis mängiti Varblas parvepoisse ja minu ema viis, siis see oli minu esimene mälestus teatrist kui sellest ja siis mina käisin vaatamas 8-aastaselt seda parvepoiste etendust ja sellest jäi siis see pisik mulle külge ja kui ma suuremaks sain, siis siin mõneski etenduses mina tegin ka kaasa, aga ma mängisin või olin rohkem Vatlas kui Varblas ja siis peale seda ju väga palju tehti näitemängu ja meil olid väga head ja andekad inimesed nüüd peale seda veel arvestada ja siis veel, kes mulle väga meelde jäid neist näitlejatest ja kes on meie armsa Salme Reegiga olid kaugelt sugulased ja tema nimi oli Reeg Jaan ja kui tema oli laval, siis tema ei mänginud seal laval, vaid tema elas seal laval ja teine, kes siis mulle ka väga meeldis ja kes oli väga hästi kõik mängis, oli Roomu Gustav ehk Gustav Tobias ja tema elu lõpetas siis nende punaste piirivalvurite kuu. Ja mis ma siis... Nii, ja siis teie pere elujärg peale sõda, kuidas isa ära viidi, sind ise ära saadeti kuhugi instituuti või
ja see oli ja isa siis arreteeriti. Alguses ma olin veel, meil oli kalurühistu ja siis ma seal aitasin ikka neid arveid ja raamatuid pidada aga siis mind visati sealt välja nagu mitte kõlblik sellele tööle sinna, ühiskonna tööle. Ja siis ja isa oli siis juba arreteeritud ja oli juba ära kaugel. Ja peale seda siis ju tuli see aasta 4, siis meil muidugi loomad viidi kõik ära ja maa tehti 7 hektariseks ja siis kui tuli see 49 aasta, siis tulid need soldatid ja viisid siis mind ja isa või ema ka veel ja siis me sõitsime Siberisse 2 nädalat sinna kaugele ilusale maale. Ja seal ja seda elu, mina ei saa selle elu kohta midagi öelda, sellepärast nagu öeldakse, et mul vedas. Mina seal valuripäivi, ainult esimesed aastad olid siis natukene kehvad, aga minul oli seal pärast väga hea. Ja siis need, kes meie ülemused olid, need olid minu vastu väga armulised ja väga hea töö mul oli, seal olin peaaegu selle 8 aastat, mis ma seal olin poegimise laudas tööl, võtsin neid vasikaid vastu. Ja mul oli seal väga ilus, iga päev oli ka valge kittel seljas ja piim, mul olid viletsad küüned, piim lõhkus need küüned ära ja ma ei saanud olla, aga arst või see Veltsker oli ka seal. Veltsker ütles, et laki oma küüned ära ja ma ütlesin, kus ma seda lakki saan, siis ole mureta, ma muretsen selle ja seal ma raiskasin tõesti mitu pudelit seda küünelakki ära, et tööl olla. Nii, ja tagasi jõudsid Siberist siia Eestimaale? 2. novembril 1957 ja tulin siis selle reisijate rongiga ja kupee oli meil ja väga kena oli seal ja seal vagunis, restoranvagunis käisime söömas, aga siis Novosibirskist kuni Moskvani, siis seal oli see vagun, põrand oli kaetud siis paksust päevalille seemnetega ja päevas käis paar korda see koristaja sealt läbi ja sai kämbretäie seemneid. No ja siis tõstama või Moskvas siis vahetati siis need rongid ja siis istusime selle rongi peale, kus rääkisid siis need meie talitajad, need rääkisid siis eesti keelt, aga no seal enam ei olnud mitte ühte päevalille seemnet, ei olnud enam seal põrandal. Ja siis, mis mulle siis kõige rohkem sellesse südames hakkas, kui me sõitsime Petseri kaudu, me tulime, sõitsime üle Eesti piiri ja siis diktor ütles sinna raadiosse, et meie praegu sõidame ületame Eesti NSV piiri ja selle peale mul praegu, ma ei saagi seda rääkida, Rinne hakkas laulma, laulis laulu, mu meel on kuldne kodu kodus. No siis ma läksin meelest ära ja siis oli üks venelane, üks väga kena daam ja see ütles, et ma olen esimest korda Venemaal või siin Eestimaal, et olge hea ja öelge mulle, kui me Tartust läbi sõidame, millal tuleb Kehra jaam. Aga ma siis enam ei teadnud üldse midagi, ainult Tartu jaama ma veel tundsin ära, seal on ju see, katus all on kõik see asi, aga muud ma ei näinud Eestimaast midagi. Ja siis Balti jaama tulime siis emaga ja siis oli veel see, et meie ei saanud siin ühte vagunisse enam Moskvast tulles, sellepärast, et rong hakkas kiiresti tulema ja viimsel 1000 ja siis vahepeal ma käisin siis emat otsimas ja ta oli siis saanud ka väga kauni, kes käis seda laulu õppimas, üks vana neiu, ilus neiu, aga ja ema ütles, et ära muretse, et mul on ja see ütles ka ja meil on praeguseni veel kahju, võib-olla see on meie üks tuntumatest ja kuulsamatest lauljatest, aga see nimi jäi teadmata. Siis tulime seal Balti jaamas ilusti maha rongilt ja vaatasime, all oli suured majad,
ja siis mul oli nii kahju ja ütlesin emale, et mis me nüüd teeme, kas ostame piletid ja sõidame tagasi. Meil jäid sinna pajad, potid, isegi leib jäi laua peale ja kuhu me nüüd lähme siis kahekesi. Teisel teine kohver käes. Ja kuidas sinu elujärg pärast siin kulges siis? Mida siis tegid veel need? Ja siis olin ühe talve olin siis seal linnas ja mina olen ju niisugune sündinud kolkapatrioot, kes ei taha kunagi linnas elada ja mul sokutati sinna väga häid kohti linnas, ma oleks saanud, aga mind tõmbas ikka tambale. Ja siis ma ükskord tulin siis siia ja mis siis mind kõige rohkem siin kütkestas selle maa kohta. Ma tulin väravaõues, siis ma ei mäleta enam, kuidas ma siia tulin. Väravaõues tulin siis ja läksin siis, no tead küll, kus värav on ja meie. Ja tulin siis ja hakkasin siia koju poole tulema ja ilus kevadene ilm oli seal märtsikuus ja seal need valged lepad ja need olid siis nii paksult tärmas ja siis no need olid kohe ja siis ma tulin ja nutsin ja ütlesin, siin ma olen ja siin on mu kodu ja siit ma enam kuskil ei lähe. Ja niiviisi ma jäin siis ja Koloos võttis mu ilusti vastu ja nii, ja mida sa siis tänasest Eesti Vabariigist arvad? Mõni siis on väga nördinud, mõni kiidab. Mida sina arvad? No mina ei ole nii väga. Mina loodan ikka praegu, mis ma sest korrutan, igaüks teab, missugune ta praegu on. Aga mina mõtlen ikka, et oleks ma ikka mõned aastad veel elaks, et ma näeks, kas siis tõesti midagi ei juhtu. Ja nüüd hulk aega ma ei olnud oma mere ääres käinud, loomad olid seal ja siis ta oli ilus ja nüüd 3 aastat mul pole enam võimalik sinna minna, aga siis kallid naabrid viisid mu sinna autoga ja vaata nüüd ikka kui ilus see mere äär ja nemad olid sinna tee sisse niitnud siis sinna suure paksu rohusesse. Mina istusin siis Surina ja Salmu vahe ristikivi peale mere ääres ja hakkasin nutma. Ja see on siis, mis ma siin, aga muidu minu pensionipõlv on ilus, ma olen ju 30 aastat juba pensionil ja mind käiakse aitamas, vallas käiakse ja ma ei tunne ennast, et ma oleks maha jäetud inimene või et ma küll üksik olen ja väga inimesed hoolitsevad ja aitavad mind rohkem veel, kui oleks vaja olemagi.